kuidagi diskreetselt filmima kaugustest. Sa pead siia panema paar põõsast ümber, keegi ei saa aru. Nagu pehe paneb siit tiigrile peale, lehti ja asju ja... Ei millegi. Mille valib kuva ringi või kohe? Meie ju sattusime kõigepealt üldse nende puukujude tegijate seltskonda tänu üritusele. Me ei olnud varem teinud puust mitte midagi. Üldse ei olnud. Võib-olla puid lõhkunud. Ahju paneme. Ei, mina olin mõned korrad puid lõhkunud. Ja seesama, tegelikult see, mis ära võlus oligi, see seltskond, see, kuidas tuldi sinna ühise laua taha sööma ja siis see oli nii armas soe ring. See jääb tagasi tõmbama järjest. Selle alaga ka teistpidi tegelema. Ja kuidas sa seda küsisidki, et jah, mina arvan ka, et üritused on tähtsad selleks, et inimesed nagu omavahel suhtleksid, et nad areneksid, et nad tulevad kokku, vaatavad, mida teised on teinud, kuidas keegi on vahepeal edasi näinud. Et jah, see on tähtis ja kui tihti nagu minu meelest praeguses Eestis on tihti akadeemiline kunst on üle hinnatud, sellepärast et Vigursaagilt tavaliselt ei ole akadeemilise taustaga. Aga akadeemiline kunst on minu meelest üle hinnatud nagu sellepärast, et täiesti tavalisel inimesel, kes elab oma igapäevast tavalist elu, oma mured ja rõõmdega, et ole tegelikult akadeemilise kunstiga erilist seost, tal ei ole seda kuhugi riputada, see ei vasta nagu tema sellisele, see ei ole talle eluks vajalik. Aga nagu mitteakadeemiline kunst on elujõulisem, sest tal on tihti ka praktiline väärtus, ta on oma mõttemaailmalt palju lähedasem täiesti tavalise inimesele mõttemaailmale, arusaamisele, kujutlusele, kõige sellisele, et ta on selle poolest parem, et täiesti tavaline inimene saab seda tarbida ja saab sellest aru. Et see on nagu rohkem inimeste jaoks ka akadeemiline kunst. Siin on ka see seos, et üldiselt saeskultuur on nagu odavam kui käsitöö. Et selles mõttes, et saeskultuur on nagu odavam kui akadeemiline kunst. Et tänu sellele tavainimene nagu temaga seondab ennast. No miks ta on odavam? Tihti on ta odavam sellepärast, et need, kes seda teevad, tehniliselt väga professionaalselt suudavad odavamalt toota kui päris skulptorid, kelle tehniline baas on tihti kehvem. Skulptor ütleb, et okei, ta teeb mingi 3-meetrise asja, aga tema tehniline tase on selline, et ta teeb seda kogu aeg pisikese elektrisaega, see võtabki palju aega, palju päevi, sest ta ei oska nagu vallata tehniliselt paremat aparatuuri. Aga näiteks Vigursaagia, kes võtab välja oma nagu skalpellinaad erinevas suuruses, eks ole, oma need saed ja ta lihtsalt suudab puhtfüüsiliselt sama suure töö teha palju aega. Tal on ka niivõrd palju nendel Raibol näiteks on niivõrd palju kogemust, et ta murduse sekundiga ta teab, mismoodi ta selle tüki kõige optimaalselt kätte saab. Et see tööoskus on parem. Selle võrra ka odavam. Tehnikast rääkida, eks ole, et palju teil nüüd endal siis, kuidas tehniline baas areneb? No ta saab isi areneb. Kogemused tulevad niimoodi aegselt juurde ja siis ka baas paraneb. Tões meil alguses oli esimene asi, me mõlemad ostsime kõigepealt kirved. Need väiksed fiskarskirved. Aastaid oli päik kirvest. Ja siis tulid peitlid ja siis tuli relakas. Kummalgi oma. Kui sa ei küsi lolle küsimusi töö käigus, mina olen neid lollid küsimused üksjagu aega, ma olen ise ka küsinud neid küsimusi hästi palju. Näiteks Ivot ma väsitasin päris mõnusalt kohe, Männa Ivot. Ja Ivo oli lahkesti nõus ja seletas ja nüüd olen mina siis see, kes lahkesti nõus ja seletab.
aga noh, lihtsalt avalikel üritustel, kui üks inimene lihtsalt tuleb ja küsib seda saetelitusnurka ja kõike sihukest värki ja seda räägib muga vähemalt tund aega, lihtsalt seisab mu ees nagu kuradi jumala ees. No see on nagu sihukene asi, et okei, et kui sa tahad midagi teada, näed, siin on mu visiitkaart, helista, tule külla, räägime. Aga avalikul üritusel ära raiska mu aega. Sest seal on mul vaja, noh, see on koht, kus ma otsin endale klienti. Jah, seda küll. Mitte, et lähen avalikule üritusele selleks, et kellegi õpetada, kuidas saagid eritada. Samas praegu see ei ole kunagi keeldunud. Ma ei ole keeldunud. Seletamast ka, eks ole, kõrvaltegijatele, kes kõrvaltegijatele ma väga meelsasti seletan kusjuures. Kõrvaltegijatele väga meelsasti seletan. Nagu sina said selle puruhamba nimbi kuradi. No, ei võta, teravkett, mõtlesin, et kuule, et siin on midagi bussi. Loomulikult, kuule, tuleb küsida, kui teed. No vaata, kui me ükskõik Vasseliinas või kus iganes puntis teeme, siis ikka tuleb küsida ja saab ka vastused. Aga ma nägin avalikul üritusel, ütleme, et ma maksan mingisugust platsitasu kuskil mingil messil osalemise eest, eks ole. Kuigi ma viimasel olen veel nii ülbe, et ma ei maksa enam tasu ka. Kus tasu tahetakse, sinna ma lihtsalt ei lähe. 92 on see. See või sina? See. No, kirja järgi ma olen 94, aga vist tänaseks olen ma juba 1,90 m. No mingi 1,90 m asi on ta kindlasti. Ta päev otsa jalab, jalad on täitsa kuradi turvasaapad ka veel jalas. Ja omaga päris väsö. Raivo, kuna sul esimene üritus, esimene skulptuur kuna juhtus? Siinsamas Jänedal. Ja see olid kõige esimesed aia ja lillepäevad Jänedal. Mis need võisid olla siis? 9 aastat tagasi. 9 või 10 aastat tagasi vist. 9 või 10 aastat tagasi. Siin aia ja lillepäevad, esimesed aia ja lillepäevad ja siis korraldati esimesed kujusaavumise üritus ka siin. Koos Metsaseltsi ja kõige muuga. Metsaseltsist Jaak Vaast tuli siin asja ajama. Ja siis kohalik see muuseumi direktor ütles, kui Raivo, et sa teed ka puust igasugune veidreid asju, kas sa ei taha tulla proovima? Ütles, et kurat, pole elus proovinud, aga miks mitte. Mul ei olnud veel mootorsaagigi sel ajal. Laenasin mootorsaagi ja läksin tegema. Leidsin ühe tüki ja siis ma nägin, et see võiks olla vana kaev. Siis ma tegin vana kaevu. Põhimõtteliselt see oli niisugune, nagu see vändaga kaev. Aga tal oli lihtsalt üks oks seisis täpselt niimoodi, nagu oleks vaata see, kuhu vämberiput oleks otsa. Siis ma tegin vana kaevu. See on praegu vist kuskil mingisuguses hoones alles, aga sealt see sang murti küljest ära ja muud nipid. Aga siis, kui sina alustasid, olid sul ka siis eeskujud, kes meil tollel ajal Eestis tegutsesid juba? No siis oli Ivo Mänd, tookord oligi Ivo Mänd, esimene aasta oligi siin. Ja Ivo oli juba siis teguja. Endel oli sel ajal juba tegija. Enrico. Ma mäletan, siis oli veel mingisugused X-vendasid oli ka, keda hiljem nagu näha pole olnud. Airek Kolju oli too aasta. Ja Airekiga oli see asi, et Airek enam ei sae. Ta on mingisugune asjapulk, aga vaata, kui inimene ajab äri ja unustab pärast teistele maksmise, siis need ärid pikalt ei kesta, nii et tema on sõgapidi mees.